Anname nüüd sõna pereterapeut Triin Kahrele. Et võib-olla kõige olulisem, mida sõltlase lähedased võiksid mõista, on see, et milline on see toetus, mida sõltlane tegelikult vajab ja milline on see toetus, mida ta ei vaja. Sest minu kogemus ütleb, et tihtilugu lähedased ei oska nendel vahet teha ja nad võivad eneselegi adumata tegelikult igapäevaselt oma käitumisega seda sõltuvust säilitada. Sõltlane ei vaja seda, et keegi tema tegude eest vastutust võtaks, tema käitumise tagajärgi klaariks. Näiteks täiskasvanud poja ema tema võlgasid kinni maksab või näiteks naine järgmise päeva hommikul oma mehe töö juurde helistab ja tema puudumist välja vabandab. Et sõltlane peab seisma silmitsi tegelikkusega, teadvustama probleemi ja õppima oma tegude eest vastutama. Et selle eest ei ole vaja teda kaitsta. See, mida sõltlane hädasti vajab, on tegelikult oma pereliikmete tugi ja kohalolu. Ja see tähendab seda, et on nii oluline, et pereliikmed ei näeks mitte ainult sõltuvust, et fookus ei oleks sellel probleemil, teda süüdistades või hinnanguid andes, vaid et osataks näha selle sõltuvuse taga inimest ennast. See tähendab, et on oluline tunda huvi tema vastu, kuidas tal läheb, mida ta tunneb, mida ta vajab. Ja võt nendel hetkedel saavad ka pereliikmed ise jagada endast, et kuidas see sõltuvus neid mõjutab, mida see nende jaoks tähendab. Sest tihtilugu sõltlane ei pruugi seda üldse teadagi ja mõista. Ja need on need hetked, mis võivad sõltlast kõnetada, et ta hakkab teadvustama probleemi, mis on tegelikult esimene samm selleks, et ta hakkaks otsima abi. Sest ilma selleta, et sõltlane ise mõistaks seda probleemi ja võtaks vastutust ja hakkaks abi otsima, on väga keeruline lähedastel midagi ära teha.